Tere tulemast tagasi võlusopi maailma. Täna on hoopis rahulikum päev kui eile. Või vähemalt tundub nii. Kas oled valmis? Oled end mugavalt sisse sättinud. Siit tuleb võlusopi 9. lugu. Kuulamise vägi. Võlusopis oli soe ja helge hommik. Päike libises läbi puude nagu kuldne lind, kes tahtis igat oksa enda varvastega puutuda. Õhus oli pehme sahin ja mets oli täis rahu. Lumi istus oma lemmikkivil suure tamme all, silmad suletud ja kuulas lindude laulu. Ta ei teadnud täpselt, mida ta kuuleb, kas rõõmsat jutuvada või päevakajaseid linnu-uudiseid, aga ta lihtsalt kuulas. Mets oskab kuulata, mõtles ta. Mitte vastata, mitte segada, lihtsalt olemas olla. Aga see vaikne hetk kestis ainult kuni esimese hüüdjani. Lumi, Runo, tulge kohe siia, ma pean teile midagi rääkima. See oli Siira muidugi. Kui Siira tuli alati kaasa ka mõni lugu. Ja kui tal oli mõni lugu, siis tuli see kohe ära rääkida. Runo ilmus teisest suunast tööriistavöö ümber ja ohkas, kui kuulis Siira häält. Kui Siira ütleb, pean rääkima, tähendab see vähemalt 10 minutit. Pomises ta, aga tuli siiski. Te ei usu, mis juhtus. Ma olin metsas ja leidsin suure linnu, kellel oli mitte päris sinine sulg, vaid selline poolsinine, pooleldi roosa. Ja ta istus otse puu oksal ja siis tuli orav ja... Kas see orav oli kuidagi teistsugune? Ma nägin eile ühte eriti suure sabaga oravat. Aga kas teadsite, et oravad on närilised? Ei, Runo, see pole tähtis, ma räägin linnust. Mis lind see oli? Küsis Lumi. Ma ei tea, aga ta tegi heli nagu tsi-tsi-tsi-tsi. Ja siis ma mõtlesin, et see on märk. Märk? Kellele? Kas ta kutsus teisi loomi? Ma olen mõelnud, et kas ja kuidas loomad omavahel suhtlevad. Ei, Runo, märk, et ma pean midagi tegema, et see oli nagu sõnum. Võib-olla see lind oli sinitihane. Tema teeb tši-tši-tši. Ma pole varem kuulnudki, et oravad kuidagi sõnumeid saadavad. Kas ta tegi teistsugust häält? Pean selle kirja panema. Ja nii juhtuski see, mis mõnikord juhtub. Kui keegi on täis rõõmu, aga teised on täis oma mõtteid. Siira seisis keset lagendikku, silmad suured ja tundis, nagu tema sõnad oleksid tuule käes hajunud. Ta vaatas Lumi ja Runo poole. Nad küll kuulsid, aga ei kuulanud. Ta tõmbas kapuutsi pähe ja sosistas. Miks ma üldse räägin, kui keegi ei kuula? Siira, kas sa oled pahane? Ei, ma lihtsalt mõtlen, et võib-olla polegi minu jutt nii huvitav. On ikka huvitav. Mul lihtsalt on palju küsimusi. Võib-olla peaks oma küsimustega ootama ja mitte vahele segama. Lumi vaatas metsa ja mõtles, kuidas hetk tagasi oli mets kuulanud iga tema hingetõmmet. Aga inimesed, nemad rääkisid nii, et isegi tuul ei saanud vahele tulla. Sel hetkel hakkas keegi tammepuu tüvel rääkima. See oli Frederik. Ta lendas Lumi põlvele ja vaatas lapsi oma sügavate silmadega.
Teate, mets kuulas teid kõik see aeg ja isegi tema väsis ära. Mets väsis ära? Kui kõik räägivad korraga, muutub ka loodus kärarikkaks. Aga kuulamine on nagu hingamine. Kui keegi välja hingab, räägib, peab keegi teine sisse hingama, kuulama. Aga ma tahtsin lihtsalt rõõmu jagada. Rõõmu jagamine on ilus, aga selleks peab olema ka ruum, kuhu rõõm langeda saab. Kuulamine on see ruum. Ma arvasin, et ma kuulan, aga vist kuulsin ainult sõnu. Kuulamine pole ainult kõrvadega. Seda tehakse ka silmadega, südamega ja vaikusega. Silmadega kuulata? Kuidas? Selline asi pole võimalik. Kui sa vaatad inimesele otsa ja annad talle aega, kui ei otsi kohe vastust, vaid jääd hetke ja oled kohal. Lumi tundis ja teadis, et tahab ka osata kuulata, nagu mets kuulab. Räägi uuesti sellest linnust. Ma olen valmis päriselt kuulama. Tõesti? Tõesti. Ma panen silmad kinni, et paremini kuulda. Ja nii ta tegi. Lumi pani silmad kinni, hingas aeglaselt ja kuulas mitte sõnu, vaid tundeid nende taga. Ta kuulis siira rõõmu, imestust ja väikest uhkust, nagu päike, mis leiab tee läbi puude. Runo jäi samuti kuulama. Tema peas tekkisid vaikselt uued mõtted, aga ta keskendus ja kuulas, sest et ta tahtis siira jaoks olemas olla. Nii, ma seisin seal ja lind vaatas mulle otsa ja ma tundsin, nagu ta ütleks, kuula ilma ootamata, laulis ja siis tuli orav ja hakkas teda matkima. Tsi. See oli nii naljakas, et ma naersin valjusti. Orav vaatas mind ja siis kõik jäi hetkeks täiesti vaikseks, isegi tuul. Ja ma tundsin, kuidas aeg jäi seisma. See on imeline. See hetk, see oli ajataju muutus. Just nii, Siira. Sa ei kuulanud ainult heli. Sa kuulasid maailma nii, et aeg kadus. See ongi tõeline kuulamine. Vähemalt keegi sai lõpuks ajamasina tööle ja ilma mutrivõtmeta. Kõik naersid. Isegi orav või vähemalt tema saba, sest rohkemat polnud enam puu tagant näha. Lumi avastas korraga, et kuulamine on nagu kingitus, mida saab anda sõbrale ilma pakkepaberita. See ei kaalu midagi, aga muudab kõik. Aga Siira tundis, kuidas kuulatud olemine tegi südame rõõmsaks. Frederik lehvitas tiibu ja lisas. Loodus kuulab alati, mitte sellepärast, et ta peab, vaid sellepärast, et ta on kohal.
kui tahate õppida kuulama, õppige metsalt. Päike vajus madalamale. Tuul tõi kaasa lehesahina, mis kõlas nagu vaikne aitäh. Lumi istus jälle oma lemmikkivil ja nüüd istusid Siira ja Runo tema kõrvale. Nad ei rääkinud, nad lihtsalt kuulasid üksteist, metsa, maailma. Nii õppis Lumi, et kuulamine ongi hoolimine. Runo aga mõistis, et vahel ei olegi vaja mutrivõtit, vaid hoopis lihtsalt kohal olla ja kuulata. Ja Siira tundis, kui mõnus on olla kuulatud. Päriselt kuulatud. Kui kuulad, siis tee seda päriselt. Sest tõeline kuulamine pole lihtsalt vaikus, see on hoolimine.